Tervist kõigile, kes on kohale tulnud ja kõigile, kes mingisugusel viisil jälgivad erinevate kanalite kaudu. Põhimõtteliselt kõike seda, mis siin toimuma hakkab, on erinevates kanalites võimalik ka pärast järgi vaadata, järgi kuulata ja märkmeid teha. Tekib video nii YouTube'i, tekib video, mitte video, vist siis see oli audio, tekib Arvamusfestivali nii-öelda podcasti keskkonda. Nii et tere tulemast kõigile, kes on kohal, kõigile, kes on erinevate ekraanide või kõrvaklappide taga ja ka neile, kes on kõrvaklappide või ekraanide taga mõnevõrra hiljem. Ja täna me räägime veidikene meie tervishoiu tulevikust. Ja kui te nüüd mõtlete, et miks mina, keda võib-olla mõned inimesed teavad nagu mingisuguse sellise majanduse ja turgude inimesena, et miks mina siin seda kõike olen modereerima pandud, siis kui ma nalja viskaks, siis ma ütleks, et see on sellepärast, et mind tervishoiu tulevik huvitab sellepärast, et ma olen keskealine ja patsient. Aga üks tegelik põhjuseid on selles, et kunagi hästi ammu ma kirjutasin mingisuguse loo ja rääkisin ka sellest, et vaadake, et kui rahvastik vananeb, siis üldiselt tervishoiu kulutused lähevad ülesse ja siis mingisugusel hetkel saab raha otsa. Ja nüüd siis põhimõtteliselt tundub, et see aeg on veidikene kätte jõudnud. Ja seltskond, kes meil selle teema üle täna arutab, arvab ja mõtteid õhku viskab, on suhteliselt väärikas. Meil on 2 ministrit, kusjuures üks minister on selline, kes on konkreetselt selle valdkonnaga olnud tegev. Ja meil on spetsialist, kes oskab seda kõike vaadata nii-öelda majanduse raamistikus. Ja loomulikult meil on poliitik /arst, kes tegelikult on võimeline seda kõike nii-öelda vaatama mõlemalt väljaku poolelt. Ja seetõttu ma arvan, et meil tuleb suhteliselt huvitav arutelu. Ja kui me nüüd nii-öelda lükkame selle show korralikult käima, siis mul oleks selline palve, et võib-olla igaüks, ma nimesid ei hakanud nimetama, näod on enamasti tuttavad, et võiks korra ennast ikkagi tutvustada ja siis visata äkki sellise mõtte välja, et milline on teie arusaam sellest, et milline see Eesti tervishoiusüsteem kuskil sellise 10-15 aasta pärast on. Sellepärast, et nagu öeldud, mina olen suhteliselt selgelt selle koolkonna esindaja, kes ütleb, et raha on otsas ja mul on natukene hirm. Aga hakkame siit otsast peale, pärast hakkame jällegi teisest otsast. Tere, Andres Sutt minu nimi, ei ole meditsiinivaldkonna inimene, aga olen majandusinimene ja nii nagu Peeter sinagi, et ma liigitan ennast ka sinna patsientide nimekirja. Murelik patsient. Patsient on alati keegi, loodetavalt käime võimalikult vähe, aga kui on vaja, siis saab käia. Et võibolla lihtsalt ka võrdluse mõttes, kuna ma olen elanud 5 aastat Ameerikas, 5 aastat Luksemburgis, siis Eesti tervishoiusüsteem nende 2 riigi omadega võrreldes on väga hea kvaliteedi mõttes, päriselt. Nüüd sinu küsimuse juurde, milline näeb meie tervishoiusüsteem 5-10 aasta pärast välja? Olen tehnoloogia usku. Ma arvan, meil on võimekust päris palju kaasaegseid tehnoloogiaid kasutusele võtta, aga sellel on üks suur eeldus. Me peame oma praeguse tervishoiu andmehulga ja infosüsteemid palju paremini omavahel suhtlema panema. Et seal on meil väga suur potentsiaal, mida me selgelt ei ole kasutanud. Et kui me selle ära teeme, siis ma arvan, me leiame vähemalt pool rehkendust selle raha küsimusele ka. No selle rahani me jõuame ja muide, kui teil tekib tasapisi küsimusi, siis jätke need meelde, pärast saab neid küsida. Aga Tanel, see hirmsamal kombel huvitab, et inimene, kes on valdkonna minister olnud, et kuidas me ikkagi nagu 10-15 aasta pärast selles tervishoiusüsteemi kontekstis eksisteerime. Milline see välja näeb? Jaa, aitäh. Tere kõigile, mina olen Tanel Kiik, endine sotsiaalminister ja tervise- ja tööminister. Täna olen Riigikogus rahanduskomisjonis, aga eks need valdkonnad on väga seotud omavahel, nii nagu ka tänane debatt reedab. Raha! Ilma rahata, aga tervishoidu raske korraldada. Mis ma ütleme, et osaliselt arvan, osaliselt loodan, et 10-15 aasta pärast on tervishoius tänasest teistmoodi või paremini, on kindlasti kõik see, mis puudutab personaalmeditsiini, mis puudutab ka geeniandmete kasutamist. Et täna on farmakogeneetikas oma aega edasi liigutud, mis puudutab just nimelt näiteks isikupõhiseid ravimisoovitusi.
et inimene peab võtma 10 erinevat sorti rahustit, et saada aru, et 11 on siis see, mis talle reaalselt toimib. Ehk et geenipõhiselt on võimalik anda neid soovitusi inimesele, et milline ravim just konkreetselt sinu puhul toimib ja see aitab ära kokku hoida nii raha, säästa inimese tervist, eks ole, aega, noh kogu seda üleliigset või mõnes mõttes ka stressi ja võib-olla raviarsti vahet käimist. Ja see on kindlasti koht, kus me täna juba liigume ja ma loodan 10 aasta pärast see on nii-öelda norm, et me ei osta ravimeid huupi, vaid me juba teame, et mis minul aitab, mis minul ei aita, mis mu pereliikmele toimib, mis tal ei toimi. Teine asi kindlasti on see, et meil tuleb lahti saada sellest natuke ikkagi silostunud süsteemist, et täna on töötervishoiusüsteem on täiesti omaette maailm, siis on eks ole esmatasand, on kuskil need erialaarstid ehk patsiendi jaoks on oluline saada abi, eks. Et on ta siis lõpuks üks uks ja teine uks peale oluline, aga see, et ma käin, kirjeldan oma mured ära kuskil töötervishoiuarstile, mis väga võimalik, et jäävadki sinna samasse, kui ma need ise oma perearstile ei räägi, kuna nad omavahel ei suhtle, mingit infovahetust automaatselt või infokanalite kaudu tegelikult ei toimu, vahet ei ole, et me räägime, et meie kõik andmed liiguvad ja nii edasi. Et tegelikult need silotornid tuleb ära lõhkuda. Riik on ise neid mõnes mõttes ehitanud, aga noh, praegu on kõik aru saanud, et see nii ei ole väga mõistlik ja adekvaatne, eriti piiratud ressursside tingimustes. Ja kolmas asi, mis kindlasti võiks ja peaks olema tervishoius teistmoodi, on see, mis puudutab kõikvõimalikke ka kaugvastuvõtte nende kasutamisi. Ehk ideaalmaailmas alati on parim asi, mis saab olla, on ikkagi füüsiline kontakt arstiga või õega, et saada omale abi, saada nõu, aga olukorras, kus tegelikult aeg on raha ja paratamatult meil on ka nii-öelda ääremaastuv riik, siis on väga mõistlik, et palju rohkem kasutada selliseid kaugvastuvõtuteenuseid. Me nägime neid COVID-i ajal, kui hästi need tegelikult toimisid, aga on päris palju valdkondi, murekohti, kus on võimalik kaugvastuvõtte rakendada, nii et hoiad mõnes mõttes kokku mõlema aega ja tegelikult selle võrra kiirendad ka arsti või spetsialisti vastuvõttele jõudmist. Loomulikult sinna tulevad juurde veel AI-d ja muu see maailm, eks ole, aga ma loodan, et sellest saame veel rääkida, et AI puhul kindlasti väga palju on siin ka õigussüsteemi küsimusi, mida võib-olla Liisa tahab ka rääkida, et kui palju me usaldame ja lubame tehisintellekti, eks ole, nendes otsustesse sisse. Tere, minu nimi on Liisa Pakosta ja tulen erakonnast Eesti 200 ja töötan praegu justiits- ja digiministrina. 10 aasta pärast on Eestis patsiendi elu selline, et tal on personaalne tervisekonto, sinna ta saab soovitused oma tervise parandamiseks ja hädade ennetamiseks. Sealt ta näeb kõiki enda poolt antud lubasid oma andmete kasutamiseks. Ta saab neid muuta ehk tema terviseandmete kasutamise osas on inimeste õigused senisest palju paremini ja selgemini rakendatud. Andmetest on saanud patsiendi isiklik vara umbes samamoodi nagu teil praegu on pangaarvel kas raha või aktsiad kuskil, et te saate neid soovitult korral anonüümiseeritud moel või sünteesitud kujul nii-öelda ka välja müüa. Ja te saate külastada, nagu praegu on Harvardi ülikooli juures, te saate külastada mehitamata kontrollpunkte, kus te saate anda terve rea vajalikke analüüse ja teste, niimoodi, et teil on süda rahul ja te teate, et teie tervisenäitajatega on kõik korras ja hästi. Te saate valideeritud head vastused ja selle võrra külastate te vähem ilma asjata siis inimestest arste. Ja kui vaadata 10 aasta pärast elu arstide poolelt, siis arstide juurde jõuab palju vähem selliseid patsiente, kellel tegelikult võib-olla ei oleks ilmtingimata vaja sinna arstini välja jõudagi, sest need inimesed on saanud oma lahendused eespool kuskil. Eesti arstid on maailma kõige tunnustatumad ja hinnatumad, sellepärast et kõik see eelis, mis meil juba täna on, meil on maailma kõige paremad meditsiini andmebaasid, võimalused välja arendatud maailmas kõige paremini, on siis hästi kasutusele võetud ja arstid oskavad seda ka maailmas kõige paremini kasutada, nii et Eesti arstid on mitte ainult täna, vaid ka 10 aasta pärast ilmselgelt maailma kõige tunnustatumad, paremad ja igalt poolt maailmast sõidetakse siia kokku, et õppida, kuidas seda imet järgi teha. Nii, maailma parim endokrinoloog. Jah, tere, mina olen Ahti Kallikorm, mina olen erakonnast Isamaa, olen arst ja tulevane siis tervishoiuminister. Ja kui räägime 10 aasta perspektiivist loomulikult ja mis ma teile saan lubada on see, et õige vähe muutub võrreldes tänasega. Oleme realistid.
mõelge nüüd aastasse 2014 ja täna, mis teil on tervishoius muutunud? Järjekorrad on arsti juurde, kuidas te saate, perearsti juurde, eriarsti juurde. Individuaalmeditsiin, see kõik kõlab nii ilusti. Õhtuti, kui detsember kätte jõuab, kirjutage see kõik oma jõuluvanale. Pange see posti ja vaadake 10 aasta pärast. Täpselt nii on, nagu ma räägin teile. Ja see tuleb, mis võib-olla on erisus ja mis teeb asja paremaks, on see, kui patsiendiga hakkab kaasa liikuma tema raviraha. Mitte nii, et on suur haigemaja, kus on siis teenused, mida te vajate, aga te ei saa sinna minna näiteks Tartusse Tallinnast ravile, sest et teie peate minema Tallinnasse ravile. Kui teie raviraha liiguks teiega kaasa, siis te saaksite valida. Teie olete siis see, kes valib. Ja te valite endale kvaliteetse partneri, kes teile osutab seda teenust. Siis te lähete sinna haiglasse. Ja ma loodan väga, et see hakkab toimima, kui mina saan ministriks. See ei vasta tõele. See ei vasta tõele, täna minna. Nii, Liisa tahtis kõigepealt, aga teeme hästi lühidalt, sellepärast et ma tahan enda kurjade küsimuste juurde ka minna. Ma tahtsin ka öelda, et see on ju täna juba niimoodi, et ma olen ise käinud Tallinna inimesena Tartus mitu korda, sest kui ma olen arvanud, et seal on paremad arstid ja sa saad ka Põltsamaal käisin viimati silmaarsti juures. See on ainult siis, kui seal Tartus on kasutamata Harju haigekassa lepingu osa rahast. Ei ole. Ei ole. Sul on vaba valik võtta 2 arsti hinnangut seaduse järgi. Okay. Väga hea, nüüd loodetavasti mõni ajakirjanik pani selle väikese konfliktipoja kirja ja kontrollib järgi, kuidas tegelikult on. Kas Tanel tahtis ka midagi selle teema kohta öelda? Tegelikult sa täna võid ju valida, sa lähed digireceptuuri, sa võid vaadata, kas sa vaatad Tallinna arste, kas sa vaatad Põlvamaad, vaatad kogu Eestit. See eeldab seda, et sa lähed selle ukse taha, kus sul lähim EMO on, eks ole. Ega Tallinna arst ei pea Hiiumaal sõitma, eks ole, Tallinnasse arsti juurde. EMO on hoopis teine hoop. Ei, see kehtib ka mujal. Tegelikult ka, et ma praegu sellest sul on Tallinnas ka ilma haigekassa lepingute arste. Et igal pool on loomulikult ravimahud ees, aga see ravimaht on ju ikkagi kogu maht tervikuna. Seal olete eraldi kast, eks ole, igale omavalitsusele. Mul on suhteliselt hea meel, et tulevikku me rääkisime ära, sellepärast need olid tõesti sellised ilusad kirjad jõuluvanale ja jõuluvanale kirjutamise vastu ei ole ka mulle eriti mitte midagi. Et kui ma 6-aastane olin, siis ma isegi peaaegu uskusin jõuluvana. Põhimõtteliselt, kui me tuleme tänasesse päeva, siis mina paneksin meie tervishoiusüsteemile pealkirjaks pankrott. Kõigepealt rahaline pankrott. Järgmise aasta Tervisekassa defitsiit mingisugune 150 miljonit, ülejärgmisel 200 miljonit. Nii, siis on sisuline pankrott. See tähendab seda, et tööjõudu ei ole piisavalt. Seda võib ilmselt ka professionaalne arst mingisugusel viisil kinnitada või lükata ümber. Aga tööjõudu ei ole piisavalt ilmselgelt sellepärast, et eriarstile keegi on proovinud viimasel ajal järjekorda saada. Mis seal paremad pakkumised on, et me saame teid ette võtta 2025. aasta teises pooles. Siis on meil See ei ole tööjõu pärast. No kuidas? See on sellepärast, et ravimahtu on nii vähe rahastatud. Sellepärast ei saa. No väga hea, selle nime ilusti nii-öelda jõuame. Et kui me nüüd nagu mõtleme sellele, et meil rahvastik vananeb edasi, see tähendab seda, et meil tuleb ülalpeetavaid üha rohkem juurde. Meil eelarve siis nii-öelda veelgi pingestub. Ja see järjekordade teema on tegelikult tekitanud sellise konteksti, kus siis ütleme need inimesed, kellel läheb natukene paremini, ütleme keskklassi sealt veidikene üle, nemad on hakanud kasutama erameditsiini. Nii, ja nüüd meil on siis põhimõtteliselt selline olukord, kus minule vähemalt on mulje jäänud, loen lehte, vaatan muidu hästi toreda ministri intervjuud ja selle erameditsiini suhtes riik on kuidagi vaenulik. Ja nüüd minu küsimus või selline hüpotees on, ja te võite teiega nagu vaielda ja öelda, et Peeter, sa ei saa millestki aru, arvestades, et meil rahvastik vananeb edasi. Nii, arvestades, et meil tegelikult tervishoiu see nii-öelda kulud tegelikult kogu aeg kasvavad. Kas meil siis ei ole nagu vaja absoluutselt kõike, mida on pakkuda siis nii riigil, kui on pakkuda erasektoril ja et meie selline tervishoiusüsteem oleks tervik, mis koosneb nii erast kui koosneb riigist, sellepärast et põhimõtteliselt ilma selleta, kui meil ei ole ka mingisuguseid turupõhiseid lahendusi, me lihtsalt ei tule toime, me ei saavuta piisavalt mastaapi. Nii et nüüd ma laseksin Andresel ka rääkida. Aitäh, Peeter. Mis sa arvad sellest? Ma alustan sealt, kus sa alustasid, et sa ütlesid, et meil on tervishoiusüsteem pankrotis, puud on 150 miljonit või mis iganes see number seal on. Oi, edasi läheb. Läheb suuremaks, täpselt, eks ole. Aga ma esimese asjana, sa ka finantsinimene, sa ju tahaksid teada, et kuhu meil raha päriselt praegu kulub.
milliste asjade peale, milliste tervishoiuteenuste peale, millistes haiglates, kui palju mingi operatsioon või toimetamine maksab. Kas me teeme kõiki asju mõistlikult, kas mingid asjad võiks äkki tegemata jätta, kas eriarsti juurde suunamised alati on põhjendatud, ehk korralik sissevaade, audit sellesse, kuhu meil täna raha läheb ja siis sealt edasi saab juba arutleda selle üle, kuidas süsteemi raha juurde tuua ja mida süsteemis või tervishoiukorralduses paremini teha. Et mina täna ei tea, kes on toote omanik või kes teostab seda kvaliteedikontrolli. Et kui haigekassa või vabandust nüüd uue nimega Tervisekassa teeb väljamaksed, et kas need alati on olnud põhjendatud. Ma lihtsalt toon ühe konkreetse anonüümiseeritud patsiendi näite. Käis Lääne-Tallinna Keskhaiglas, tehti uuring kalli masinaga. Aga tulemus on see, et kuna suunamine tuli väljaspoolt seda konkreetset haiglat, siis selle uuringu tulemust ei tea ei patsient ega perearst. Pilt pidi olema küll kuskil infopangas, ju ta seal ongi, aga eriarsti siis tõlgendus sellest pildist on nagu puudu, et võib-olla see on erand, et kõik muud olukorrad on teistsugused, aga minu meelest meil on puudu korralik röntgen ülesvõte sellest, kuhu Eesti tervishoiusüsteemis täna raha kulub. Nüüd sa küsisid ka seda, et mis roll on erameditsiinil. Aga erameditsiin on ju täna ka olemas. Meil on olemas hambaravi, meil on olemas eraravikliinikud, sa võid minna Synlabi, võid Confidosse minna, igal poole mujale. Küsimus on see, et kellele see on kättesaadav. Ja siis me jõuame nagu järgmise teemani, et kuidas asetub eraravikindlustus meie tervishoiusüsteemi ja järjekordadest rääkides. Ja siis ma lõpetan, et teised saaks ka rääkida. Ma ei tea, kas psühholoog on eriarst või ei ole. No natuke on. Tänane paneel algas meil kell 4. Lähete siuksele lehele nagu minudoc.ee. Esimene vaba psühholoogi vastuvõtu aeg on täna kell 5. Maksab 58 eurot. Ehk mis järjekord meil siis päriselt on? Kas meil on ravijärjekord või meil on rahajärjekord? Jällegi, et peaks nagu vaatama sisse, me peaks pildi ette saama kõigepealt enne, kui me hakkame midagi parandama. Ja nüüd ma jään vait. Tanel, sa oled minister olnud, sulle põhimõtteliselt 2 küsimust. Esiteks, miks on paljudel inimestel, sealhulgas minul mulje, et riik on erameditsiini suhtes vaenulik, ütleb, et suslikud tahavad kasumit, suslikud meelitavad arste ära, samal ajal kui tegelikult objektiivne vajadus selleks on olemas. Ja teine asi on see, et kui Andres rääkis siin sellisest, ütleme, mõningasest kaosest sellisel nii-öelda raha suunamisel, sa oled minister olnud, et kas see on päriselt ka nii? Ei ole. Et alustame järjest, et erameditsiini ega keegi taga ei kiusa, see vasta tõele. Ehk et täna ka umbes 7% Tervisekassa eelarve mahust, mis läheb ravirahaks, läheb tegelikult erasektorile. Konkreetsed hanked, eks ole, inimesed saavad teha oma pakkumisi. Ja väga paljusid teenused. Ma isegi olen käinud põlveoperatsiooni, millest maksis Tervisekassa, mida osutas eratervishoiuasutus. Lihtsalt sellepärast, et selles piirkonnas tema võitis hanke ja pakkus head teenusteks. Et samamoodi, kui veel tahta edasi juurelda, võib öelda, et kogu peremeditsiin on erasektor. Ehk et ükski neist ei kuulu võimist riigile, eks ole. Need on samamoodi tegelikult valdavalt OÜd, peavad kas tervisekeskuseid või väikseid praksiseid. Jah, rahastab nüüd Tervisekassa, sisuliselt on eratervishoiuasutused. Samamoodi sa viitasid juba hambaravile, tegelikult on seda töötervishoiusüsteem, millele ma enne viitasin. Ehk meil on päris palju erameditsiini, mis on võib-olla peamine murekoht, et tihtipeale ei taheta minust aru saada, et kõik see, mis puudutab eratervishoiuasutuste tööd ja nende kasutamist solidaarse tervishoiusüsteemi raames, on igati adekvaatne, ma olen igati selle poolt. Aga kui me hakkame looma sellist paralleelsüsteemi, väljaspoole solidaarset tervishoiusüsteemi, siis see tähendab seda, et tavaline inimene, kes on lihtsalt keskmise rahakotiga, maksab ausalt oma makse, läheb Tervisekassa kaudu rahastatud järjekorrale, tema saab ühe kiirusega arsti juurde ja see inimene, kes on jõukam, see hakkab ennast ostma pidevalt kuskilt kõrvalt ette. On ta läbi eraravikindlustuse või on ta isikliku rahakoti. Ja see printsiibis minu maailmavaatega lihtsalt kokku ei lähe. Ehk see põhimõte peaks olema tervishoius, et abi pakutakse vajaduspõhiselt, mitte rahakotipõhiselt. Abi peab saama kiiremini see, kes seda ravi ja abi reaalselt ja pakilisemalt vajab, mitte see, kellel on suurem rahakott. See on minu jaoks põhimõtteline küsimus, ma tean, et väga palju on teine seisukoht, et kes jaksab maksta, see tellib muusika, aga ma arvan, et riik peaks sellist tervishoiusüsteemi üles ehitama. Nüüd see nii-öelda kaose küsimus,
vaadake mis tahes andmeid Euroopa Liidu OECD riikides, Eesti panustab tervishoiu valdkonda tagantpoolt üks viimaste hulgas. Balti riigid, Poola, paar tükki veel, Ida-Euroopas oleme. Põhjamaadest mitu protsenti SKP-s vähem. Nii et kui sa ütlesid enne, et puud on 150-200 miljonit, kui me tahaksime panna tervishoiu valdkonda umbes samal tasemel raha SKP-st nagu paned Põhjamaa riigid, siis puud on kuskil miljard, natuke peale. Miljard 1,5. Siis me läksime umbes Põhjamaa keskmine panuse mõttes. Et selles valguses, kui me paneme tegelikult märkisest vähem raha tervishoiusüsteemi ja siis hakkad veel arutama, aga äkki süsteem pole piisavalt efektiivne. Ja siin minu jaoks tekib selline loogiline ebakõla, et loomulikult iga süsteemi saab muuta efektiivsemaks. Aga kui sul on piltlikult 70 eurot toiduraha, teise inimesel on 100 eurot, eks sellest suure tõenäoliselt 100 eurost ta saabki rohkem. Ja see on see reaalne olukord, kus Eesti võrreldes muu Euroopa Liiduga on tegelikult. Meil ongi tervisevaldkonnas vähem raha, selle võrra ongi võimalik tellida vähem ravimahte, on pikemad ravijärjekorrad. Et minu lahendus on see, et tegelikult riik peabki sinna lisara leidma. Minu ajal tegelikult seda ka pandi, 540 miljonit aastateks 21-24. Miks nüüd tuleb 25 puudujääk, ongi see, et see lisaraha saab otsa ja nüüd tuleb leida järgmised lahendused. Aga hakata ehitama mingit eraravikindlustust, erasüsteemi, tekitada olukord, kus piltlikult iga eakas ja keskmise palgal inimene istub veel kauem järjekorras, kuna keegi ostab ennast erakaudu ette, et igaks juhuks käia uuringutel, ma seda ei toeta. Nojah, selles mõttes, et tõepoolest me paneme SKT-st natukene vähem kui sellised riigid, kes meil eeskujuks on, aga Soome minu teada paneb päris palju, aga arsti juurde ikka eriti ei saa. Nii et, aga mida arvab Liisa sellest, et kuidas meil selle tervikuga on, et era versus riik ja selles mõttes Tanel seletas ära, et tema maailmavaateline seisukoht on selline, see on arusaadav, minu oma näiteks on teistsugune ja ma arvan, et ma otseselt väga palju halvem inimene sellepärast ei ole, aga see selleks. Ühesõnaga Liisa, see vastandumine riik versus era, kas see on tervik või see ei ole tervik, kui palju seda era vaja on, kas seda on vaja? Kas me saame endale lubada seda, et me põhimõtteliselt mingisugust ressurssi maailmavaatelistel põhjustel puksime välja, kui meil oleks tegelikult üha keerulisemaks muutuvas olukorras vaja kõike, mida vähegi võimalik on? Siin on meil tõesti hea Taneliga maailmavaateline eriarvamus. Meil on Eesti rahvas hääletanud põhiseaduse poolt ja põhiseaduses on meil välja lubatud ikkagi ettevõtlusvabadus. Ja see ettevõtlusvabadust võime me piirata üksnes täiesti äärmuslikel juhtudel. Ja selles minu arust peitub ikkagi vastus sellele, et erasektor ja avalik sektor saavad teha koostööd, peavad tegema koostööd. Ja meil ei ole põhjust riigi poolt sekkuda kuidagi erasektori piiramisse või ettevõtlusvabaduse piiramisse seal sellepärast, et äkki lähevad avaliku sektori haiglatest arstid erasektorisse. Siis tuleb ikkagi vaadata, et mida me riigi poolt saame teha, et need arstid ei läheks sinna või et kuidas me neid jagame ja kuidas seda saavutada. Ma nimetasin juba enne, et meil on tegelikult probleem sellega, et miskit pidi on meil jälle meditsiin liiga hästi kättesaadav. See küll tundub inimesele alati tohutu rõõmusõnum, kui ta tuleb arsti juurest välja ja selgub, et tal ei ole midagi viga, et kõik läks jube hästi. Ja ma väga loodan, et kõikidel inimestel see niimoodi alati ka on. Aga kui me vaatame meditsiinisüsteemi sisse, siis tegelikult neid, mida sa Andres nimetasid, neid läbivaatusi on tehtud küll. Et see on ikkagi üks potentsiaalne koht, kus oleks võimalik neid samu, mida mujal maailmas juba kasutatakse, automatiseeritud kontrolle, ilma inimtööjõuta kontrolle paremini teha, paremini kasutada, et sellega ei tegeleks siis meditsiinipersonal. Ja teine üks suur kokkuhoiu koht, mis on ka meil käepärast, mis vajab lihtsalt õigusruumi, on näiteks kogu selle administratiivpoole kokkuhoidmine avalikus sektoris. Ma püüan olla lubadustega nii kitsi kui võimalik, aga see on üks asi, mida ma ise tahan tohutult ära teha ja mille eest ma olen juba aastaid võidelnud. Miks ma pean igale oma lapsele andma 1 miljon korda digiallkirjastatud loa, et ta tõesti võib teda vaktsineerida? Miks ma ei võiks juba sünnitusmajal teha linnukese, et palun tehke sellele lapsele kõik riigi plaani järgi vaktsineerimised ära, ärge mind rohkem tülitage sellega, lihtsalt palun. Ärge tülitage, tohutu ajakulu sellel õel, kooliõel, kõikidel 1 miljon korda, kui sul on 5 last, siis sa korrutad seda veel ausalt, tõesti, väga palju. Et meil on väga palju asju, mis me saame teha
efektiivsemaks, paremaks. Või siis veel üks näide. Vabandust, ma juba sünnituste juurde läksin, igaüks siin räägib oma meditsiinilistest kogemustest. Kui mul viimane laps sündis, siis selle ämmaemanda aeg, kus ta seda kõike sinna sisse kandis, oli pikem kui kogu sünnituse kestvus. Ühesõnaga, et mujal maailmas ikkagi sul on juba need häälloetavad süsteemid, sa lihtsalt jutustad, selle masin kirjutab, kõik liigub, kõik läheb. Sa ei pea nii palju meie praeguses tehnoloogilises arengus kulutama inimtööjõudu, et meil on mujal võimalused riigisektorit aidata ja erasektoriga teha head koostööd. See, et me hoiakuliselt näeme seda, et avalik sektor ja erasektor on partnerid, et see on küll minul väga sügav maailmavaateline soov ja veendumus. Nii, mis Ahti sellest arvab, et kas era või riik või mõlemad? Ja siis pärast seda põhimõtteliselt siis on Tanel ja siis härra Sutt. No tegelikkuses on ju meil tegemist Eestis kõik eraõiguslike raviasutustega, kaasa arvatud nii-öelda siis nii riiklike suurte haiglatega, on see kliinikum või siis Põhja-Eesti regionaalhaigla sihtasutused või siis aktsiaseltsid siis Lääne-Tallinn või Ida-Tallinn. Nad on ju kõik eraõiguslikud tegelikkuses ja siia juurde siis nii-öelda nagu päris eraõiguslikud või erakliinikud sobivad väga hästi. Et selge on, mis peaks nagu alus olema, on see partnerlus ja õlgu paneb kehitama see, et meil on nagu välja kujunenud arusaam, et arstid oleks nagu riigi oma. Et miks te arvate, et arst on riigi oma? Et riik peaks nagu otsustama, kus arst töötab. Arst on täiesti vaba eriala ja kui erasektoris suudetakse paremat palka maksta, siis ma ei näe mingit põhjust hurjutada arste sellepärast, et nad lähevad sinna tööle. Et me võtame nagu külma kõhuga seda, et meil lähevad arstid Soome parema palga peale, aga kui nad lähevad Eestis erasse parema palga peale, siis on nagu mingisugune kuritegu tehtud. Ei ole. Erapoole pealt on võimalik pakkuda arstidele väga fleksiibelseid vastuvõtuaegasid, nii-öelda tööampse, et ma teen kolmapäeval 11:11:30 vastuvõttu ja neljapäeval 12:16. Ja siis, kui pannakse see 40 eriarsti pealt kokku, siis on teil võimalik esmaspäevast reedeni leida endale see vastuvõtt. Aga mis puudutab nüüd pankroti küsimust, siis siin on nagu vaja vaadata natuke ajas tagasi, et riik on teinud sellise liigutuse, pakun võib-olla 6 aastat tagasi või 7, äkki Tanel mäletab täpsemalt, kui enne oli riigieelarvest rahastatud kiirabiteenus, mis tuli läbi siis Terviseameti, siis üks hetk öeldi, et me anname selle Tervisekassale. Esimene aasta anti raha ka kaasa. Siis oli see mingisugune 45 miljonit. Täna on juba Tervisekassa kulu on 82 miljonit, aga riik ei anna ju midagi juurde. Kas ei lähe supp lahjemaks selle võrra või? Läheb. 150-80 on juba sellist teenust, mille peale tuleb lihtsalt selle sama süsteemi seest leida neid reserve, et ära teha see teenus. Võtame vanglameditsiini. Justiitsministeerium tegi just hiljaaegu hea otsuse, et kogu vanglameditsiin, mida rahastati läbi Justiitsministeeriumi, liikus ära Tervisekassasse. Järgmine aasta, kas te annate Tervisekassale selle sama 8 miljonit kaasa? Vaevalt küll. Eks ole? Et see on nagu üks pool. Teine pool on nüüd see, et mis selle Tervisekassa puhul siis on sellist, miks me teda niimoodi peame hoidma. Et tegelikkuses on ju tegemist Tervishoiuministeeriumi finantsosakonnaga. Ja me peaksime nagu sellest kahepalgelisusest vabanema. Et kas meil on siis nüüd ministeerium, kes teeb poliitikat ja saab selle poliitika ellu viia läbi rahaliste vahendite, või meil on Tervisekassa, kus on raha ja kes aina rohkem teeb tervisepoliitikat. Mina eelistaksin seda, et kui meil on nagu poliitiline minister ja tal on oma poliitiline nägemus ja ta teeb poliitikat, siis tal peab olema ka see vahend läbi finantsosakonna. Ja siis me jõuame sinna, et Tervisekassa tegeleb meil kõigele lisaks meie ravirahade maksmise või raviarvete kinnimaksmisega, tegeleb ka ennetusega. Ennetusmeditsiinis on hea asi, aga meil on Tervise Arengu Instituut juba olemas, kes on selleks ellu kutsutud. Tervisekassa teeb meil täpselt samamoodi terviseedendust. Meil Tervisekassa teeb veel väga paljusid asju, mis on ka võib-olla head, aga ma ütleksin, et ennekõike oleks vaja, et nad maksaksid kinni raviarved inimestel.
Tanel tahtis Liisaga vaielda. ma tahaksin kõigiga vaielda, et eks ma hakkan järjest minema. Ma otsustaval hetkel tõmban vaiba alt. Alustan Ahti kommentaarist, kuna vaat sa tõid selle kiirabi näite, see oli 2017, kui otsustati, toona oli Jevgeni Ossinovski tervise- ja tööminister, oli selline hea valitsus, kus olid Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa ja tegelikult tol hetkel viidi teatud tegevusi Tervisekassasse, aga otsustati ühtlasi, et riik hakkab maksma mittetöötavate vanaduspensionäride eest ravikindlustusmaksu. Esialgu 7%, see kasvas järk-järgult 13%-ni. Ehk tegelikkuses see raha anti kaasa ja see raha kassab ajas. See on ju muu asi. Ei, aga see oligi tervikreform ehk anti teatud tegevused ja anti teatud katteallikas ja see katteallikas on täna ka jätkuvalt suurem, kontrolli järgi, kui tahad. Ma selles on 100% kindel, võime suga 1000 eurot vahele panna. Ehk et tegelikult see riik andis rohkem raha, kui on see kulu, mis kaasa tuleb. Jah, seda vaba raha sealt väga palju jäänud, eks ole, see oli mõnikümmend miljonit aasta kohta, aga ikkagi Tervisekassa eelarve seis sellest reformist paranes, see on fakt. Seda ma ei julge luba üldse väielda. Nii, siis see teine pool, et riik justkui puksib era välja. Võt ma sellest ei saa kunagi aru, et see on selline loodud müüt nagu. Et me kõik seisame selle erasektoris, keda riik kiusab ja ka kuulasid kõiki need arvutused, mitte ühtegi näidet ma ei kuulnud. Kus oleks reaalselt, kus riik nüüd nagu takistaks. Kui me tahame seda, et riik teataks haiglavõrgu arengukava haiglatele, eks ole, et me teilt enam ravimahte võta perhilt või tükilt, eks ole, tekitab mingi täieliku sihukese, ma ei tea, kaose turul, eks ole. Noh, hüpoteetselt see võimalik, aga ma ei arva, et see väga adekvaatne mõte on. Aga see, et eral on võimalik pakkuda erinevaid eraraviteenuseid, hambaraviteenust, töötervishoiuteenust, kogu ravimisektor, ravimivaldkond on erasektoris, eks ole, ja täiendavalt pakkuda ka Tervisekassa rahastatavaid teenuseid 7% üldravimahust, täiendavalt teatud tegevuste puhul rohkem. Ehk ta on täiesti olemas seal turul ja toimetab. Et loomulikult, kui öelda, et lubada kogu see valdkond üle nii erasse, no siis pole Tervisekassat vajagi, siis on meil lihtsalt selline USA süsteem, eks ole. Aga ma arvan, et see ei ole väga mõistlik süsteem, sest nagu USA's teatavasti on niimoodi, jõukam inimene saab 4 korda kiiremini arsti juurde, siis on madalam osa, kellel Obamacare-ga natuke tuli ravikindlustus, kes saab sinna siis, kui tal ikkagi viimane häda käes on. Ja see pole mingis mõttes mõistlikum. Et sama loogika võiks hakata arutama, kas me tahame politseid ja päästet, eks ole, riigiteenusena või me oleme ka erateenus, eks ole. Mul maja põleb, eks ole, mina olen küllalt jõukas, ma teenin kiiresti omale kiirabi, päästanud on kohal 2 minutiga, eks ole, aga teisel inimesel raha pole, see ootab, kuni maja maha põleb, pärast hakkab mõtlema, kus ta elama läheb. Et see on natuke utreeritud näide, ma saan aru, aga see on printsiip, et kas see on riigi ülesanne või ei ole. Vastavalt seadusele tervishoiuteenuste pakkumine riigi ülesanne ja riik seda korraldabki. Koostöös erasektoriga, aga mitte niimoodi, et annab erasektorile jämeda õla ja ise vaatab kõrvalt. Seda ei ole keegi pakkunud. Aga me jääb mulje, nagu te era kuidagi ära tõrjutakse. Üks näide era tõrjumist, üks näide. Kui sa vaatad meediast, siis ma arvan, see, mis ka küsimuses kõlas, oli ju see, et tõesti on ilmunud rida murelikke artikleid, enamasti sinu erakonnakaaslastelt, kes ütlevad seda, et erasektor meelitab arste üle ja mis kõik seal mured on. Niisuguse artikleid on ilmunud. See mure on see, et riiklikus tervishoiuteenuses liiga raha, jah. Ja ma toon selle näite, kui tohib teistpidi. Ma küsin siis niimoodi oma tarkadelt kaaspanelistidelt, täitsa ausalt, ma arvan, et targad inimesed, ma küsin teilt nii, et kui on valida, kas füsioterapeut läheb tööle spaasse massaažisalongi ja selle arvelt jääb Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuses mujal taastusravasutuses see teenus pakkumata inimesele, kes näiteks taastub vaid selgra operatsioonist, et kas on riigi jaoks probleemi ei ole? Inimese jaoks, kes õigus valida töökohta on tema põhiõigus ja riik peab nüüd seda probleemi hakkama lahendama selle järgi, et ta siis tõstab seal Haapsalus palka. Ja see ongi see probleem, kuna seal Haapsalu on liiga vähe raha, kuna riigi raha, siis ta ei suuda konkurentsivõimest palka pakkuda. See on see probleem, mida välja tuuakse meedias. Siis on ju probleemi olemus, mitte selles, et see arst läks sinna, vaid selles, et riik ei ole suutnud oma asja seal Haapsalus korraldada. See ongi põhimõtteline vahe. Ja me jõuame tagasi sinna, kus ma alustasin, et riik peab panema tervisesüsteemi rohkem raha, et meil oleks võimalik HNRK-s ja mujal pakkuda konkurentsist palka, sealhulgas ka terviseekspertidele, et nad läheks nende mujale tööle olukorras, kus riigi poolt pakutav teenus, näiteks taastusravi näitel, eks on tegelikult inimesele eluliselt oluline, vältimatult vajalik, võrreldes selle muu sellise muugavusteenus. Kõigel ei ole võimalik lõputult rohkem raha juurde võtta, äkki teeks ikkagi teenuse sedapidi ka ökonoomsemaks, et võtaks sealt nagu näiteks need administratiivsed osa maha. See on nii ökonoomne juba, et selle ei ole midagi ökonomiseerida. Oled HNRK-s käinud kunagi või? Siin vahepeal oli... Oled Haapsalu käinud? Olen käinud. Ma ei tea, mida seal ökonomiseerida enam, aga okei. Dokumentide liikumine, mitmekordne hindamine absoluutselt saab. Me hindame ühte seda sama jala puudumist ju ka veel mitu korda. Andres tahab kannatlikult olen kuulanud ja oodanud, et mulle meeldib otsida ühisosa, mitte seda, mis eristab. Ja ma arvan, et meil läks alguses äkki natukene rääkisime üksteist mööda. Mida mina pildistamise all silmas pidasin, oli see, et me saame ülevaate, kuhu meil päriselt raha läheb. Ja näiteks, kas see hinnakiri, mis Tervisekassal on,
peegeldab tegelikke kulusid. Nii nagu mina olen aru saanud, on näiteks põlve või puusaliigese vahetus ülikasumlik tegevus. Ja samas laste ravimine hinnakirja järgi midagi, millele peab haigla peale maksma. Ma ei ütle, et see on õige või vale. Me võime alati ristsubsideerida, aga ristsubsideerimine peab sel juhul olema teadlik valik. Teine, avada natuke seda, mida ma pildistamise all silmas pean. Suures plaanis tervishoiuteenuse osutaja kulud koosnevad 3 asjad. Personal, hooned, sisseseade. Nüüd, kui me võtame sisseseade, mis on erineva aparatuuri kasutusmäär? Kas see masin, mis on ostetud, töötab 1 tunni ööpäevas, töötab 8 tundi ööpäevas, töötab 12 tundi ööpäevas? See on väga erinev mõju tegelikult tervishoiuteenuse kulule. Mina ei ole näinud, et selline analüüs ja pildistus Eesti tervishoiusüsteemi kohta oleks tehtud. Samamoodi on selge, et haigla punktis A ja haigla punktis B ei oma täpselt ühesugust kulu. Et nii kaua, kui me ei tea, millele meil raha päriselt kulub, on minu meelest suhteliselt vähe produktiivne arutleda selle üle, kui palju peaks sinna süsteemi, millest me ei tea, kus me ei tea, kuhu raha kulub, raha juurde valama. Teeme selle pildistuse kiiresti ära, aga ma arvan, see pildistuse tegemiseks on jube kasulik, kui selleks on palgatud nõustamisfirma ja selle firma siis meeskonna juht, kes siin seda pildistust tuleb tegema, ei tule Eestist. Tuleb väljaspoolt Eestit, tal ei ole mitte mingit seost ühegi huvirühmaga, ühegi huvigrupiga, tuleb professionaalsest valdkonnast. Seal tiimis on kindlasti ka Eesti inimesi, sest muidu nad ei saaks seda pilti ette, aga teeme selle pildistuse ära. Näeme, mis sealt vastu vaatab, võib-olla vaatabki vastu see, mida me kõik arvame, et vaatab, aga võib-olla vaatab vastu midagi muud. Nii kaua, kui me ei tea, mis on süsteemis katki, on minu meelest väga keeruline seda süsteemi ka parandada. Ühesõnaga maksame konsultatsioonifirmale miljoneid, et ta ütleks meile, et meil ei ole vaja osta Hiiumaa haiglasse 3 miljoni eurost masinat, mida kasutatakse aastas 4 korda. Aga Peeter, täpselt nii. Kui sa mõtled, et sa maksad konsultatsioonifirmale mõned miljonid, haigekassa või tervisekassa eelarve on 2,4 miljardit. Et nii kaua, kui me puistame ja pudistame, võib-olla me teeme kõike väga hästi. Ma ei ütle, et me oleme ebaefektiivsed. Ma lihtsalt ütlen, et mina ei ole teadlik, et keegi oleks kunagi teinud sellise läbivaatuse ja on üsna selge, et ükski teenuse osutaja ei ole ju ise selle tegemisest huvitatud. Tanel tõstis kõigepealt näppu, et ta on kangesti sellise näoga, et kõik see on juba olemas, millest sa räägid. See on hea, ma tahaks kes lugeda. Ma ei ütle, et päris olemas on, aga loomulikult, kui Tervisekassa nõukogus ja tervisekassa juhatuses ja erinevates osakondades loomulikult vaadatakse kogu sellele süsteemile peale, eks ole, kui palju kulub ühele konkreetsele erialale, konkreetsetele operatsioonide teenustele. Haigekassa hinnakiri on väga detailne, pikk loetelu, tegelikult selle saab sealt kätte. Et loomulikult sa võid hakata selle üle arutama, juurdama, eks ole, et sama aparaadi küsimus, eks ole, personali ristkasutuse küsimus ja nii edasi. Et kus on võimalik efektiivseks muuta, aga seal me väga tihti jõuame sellise näiteni nagu ka haridusvaldkonnas muideks. Öeldakse, et tuleb hakata väikekooli sulgema, eks ole, need pole efektiivsed. Ja tervishoius väga võimalik, et jõuame kiiresti sama loogikani, eks ole, et pakume tervishoiuteenust ainult Tallinnas ja Tartus, sest nii on kõige efektiivsem. No sellest on räägitud. Aga riigi vaates on oluline see, et see on ka regionaalpoliitiline ja ka inimeste tervise vaates küsimus, et väga võimalik, et inimene Põlvamaa elanik enam ei hakka arsti juures käima, kui arst on ainult Tartus, eks ole. Et tegelikult meil tuleb pakkuda need teenused ka kodulähedaselt, isegi siis, eriti ka saarte peal. Isegi siis, kui see rahaliselt ei ole nii efektiivne, kui näiteks pakkuda seda Ida-Tallinna Keskhaiglas. Et see on jälle see reaalsus. Et ma olen nõus, et sellist röntgenit võib teha, aga mis minu mure nagu nende kõigi aruteludega on, nii selle eraravikindluse debatiga, kui selle kuulsa revisjoni debatiga, ongi see, et me näeme tegelikult probleemi, mis on see, et Eesti tervisevaldkond on aastakümneid alarahastatud. See on nagu fakt tegelikult, eks. Võrreldes muude Euroopa riikidega, jätame kõrvale selle, et kas ta äkki kõik raiskavad meeletult, me raiskame lihtsalt natuke vähem äkki. Aga printsiibis võrreldes muu Euroopaga me oleme alarahastatud, see on nagu fakt, seda on võimalik nagu vaidlustada, need on võimalikud numbrid. Ja selle asemel, et seda proovime lahendada, siis me leiame neid igasugu muid lahendusi, et me teeme siin mingi eraravikindlust, me tegeleme siin erasektori turule aitamisega, me tegeleme mingisuguste teeme siin röntgenit, aga tegelikult maja mõnest põleb juba. Täna juba tegelikult ravijärjekord on pikemalt kui need aasta tagasi, haiglatele antud täna juba ülesanne, eks ole, ja ravimaht on väiksem kui eelmisel aastal.
ja kui nüüd lisaraha tervishoidu ei tule, siis järgmine aasta saab ta veel väiksem olema, tähendab seda ravijärjekord läheb veel pikemaks, eks ole. Ja see aeg, kui me seda röntgenit teeme, see aeg reaalajas, inimesed jäävad vajalike teenusteta või väga pikkades ootejärjekordades. Ja seda on võimalik kiiremini leevendada, ennetada, vähendada sellega, et me tegelikult, no, ma isegi ütle, et Euroopa Liidu keskmise tasemel anname rahastust, aga vähemasti liigume selle Euroopa Liidu keskmise suunas. Et miks me eeldame, et meie tervisesüsteemi ülalpidamine peab olema kuidagimoodi võrdväärselt teiste riikidega odavam olukorras, kus meil on pigem hõredalt tasustatud riik, mis suure tõenäosusega tähendab pigem kõrgemaid kulusid. Taas majanduslik loogika. Ja, absoluutselt, ma ei ole kordagi öelnud seda, et me peaksime Eestisse jätma 2 haiglat, ühe Tallinnasse ja teise Tartusse. Ma lihtsalt ütlen seda, et selle röntgeni või selle pildistuse tegemine ei võta aastat. See on võimalik teha palju kiiremini. Hei Tanel, kui sa võtad professionaalse ettevõtte sinna peale, see on tehtud poole aastaga maksimum. Ja siis saab hakata vaatama, et kuidas ja mida meil on ühiskonnas mõistlik teha. Ja me võime ühiskonnas ju kokku leppida, et me osutamegi või ei aja seda efektiivsust juuksekarva lõhki, vaid me seame mingid teised kriteeriumid esikohale ja selle tõttu oleme valmis ka rohkem maksumaksjatele panustama. Aga ma tahaks enne pilti näha, kui lihtsalt küsida mu käest, et tõstame nüüd kuskilt makse või teeme veel midagi kolmandat, et teeks selle pildi ennem selgeks. Liisal oli sõrm püsti. Ja, ma lisaksin nüüd heade härrade diskussioonile veidi perenaiselikumat vaadet, et ma arvan, et me ei peaks rohkem veel sotsiaalmaksu tõstma ja ma arvan ka, et me ei peaks väljamaalt seda firmat sisse tooma. Meil on olemas suurepärane pildipank maailmas ka üsna unikaalne, kus meil on pildikult öeldes kõik need nii röntgen kui muud pildid koos. Iga pildi juures on aparaat, mis selle teinud on ja sealt on suhteliselt lihtsalt võimalik, ma arvan, ka Tallinna Tehnikaülikooli 3. kursuse tudengitel, kui neile see ülesanne anda, välja võtta, et missuguse koormusega siis üks või teine masin tegelikkuses töötab. Meil on väga palju andmeid olemas ja küsimus on lihtsalt selles, et kuidas me neid nagu kasutame. Nüüd maksude tõstmise arutelu ma jätaks kuskile mujale, muidu me ei jõua nagu tuuma üldse välja, aga tõsi on see, et me peaksime vaatama, mida me saame teha olemasolevas süsteemis paremini, efektiivsemalt, arvestades seda, et meil on maailma kõige parem andmebaaside, meditsiiniliste andmebaaside alus välja ehitatud eelnevate aastate jooksul. Ei ole nii. Kas sellega mitte ei ole niimoodi, et kui see nii lihtne oleks, siis seda oleks juba tehtud? Muidugi. See on õiguste taga väga laialdaselt kinni, ehk meil ei ole, need tervist puudutavad andmed on eriti delikaatsed, eriti kinni ja tegelikult, ma ei tea, lugesin just ettevalmistamiseks, avastasin, et on väga kõrgetasemelised teadusartiklid ilmunud sellest, kuidas tehisintellekt suudab aru saada nahavähist, suudab teha mingeid asju tõendatult inimesest paremini. Aga meil Eestis tegelikult väga palju ka mujal ei ole lahendatud seda põhiõiguste küsimust ära, kuidas me saame inimese kohta erinevaid andmeid kokku panna nii, et sellest inimese tervisele ka tegelikkuses kasu oleks. Ja ma tulen ikka selle administratiivpoole juurde tagasi, see sama meeletu kordade arv näiteks, mis tuleb täita paberit või digiallkirja anda selleks samaks vaktsineerimise nõusolekuks näiteks, et seal on kokkuhoiu kohti küll, ilma et me peaks tingimata kohe raha juurde panema. Ahti. Jah, et see on tõsi, et Eestis kulutatakse SKT-st tervishoiule märkimisväärselt vähem kui siin naabritel riikides. Aga me ei peaks vaatama ainult nii-öelda Tervisekassa peale, et tegelikkuses on ju tööandjad, kes on valmis hoolt kandma oma töötajate tervise eest ja täna tehakse seda läbi siis 33 eurot per kuu, mis on siis erisoodustusmaksu vaba, kui te ostate seda tervisekindlustust oma töötajatele rohkem kui 33 euro eest kuus, siis tuleb juurde erisoodustus, mis on maksudena juba kõrgem kui see, et maksaks lihtsalt oma töötajale natuke kõrgemat palka, mille pealt tuleb ka siis sotsiaalmaks maksta. Kui me saaksime selle 33 eurose limiidi kõrvale jätta, siis on küll ja veel neid tööandjaid, kes on valmis oma töötajatele ostma sellist eraravikindlustust. Ja see on lisaraha, otsene lisaraha tervishoidu. Ja kõik need inimesed, kes lähevad läbi selle eratervishoiu või erakindlustuse, siis eratervishoiu arsti juurde, siis arvestage nüüd palun sellega, kui mina töötan ja minu eest minu tööandja maksab iga kuu Tervisekassasse see 13% minu brutotasust,
siis see jääb puutumata. Liisa saab selle eest minna siis PERH-i arsti juurde, kui mina olen käinud Confidos. Minu raha ei kulu, see tuleb ju ainult juurde, mitte midagi ei võeta ära süsteemist. Andres. Faktiliselt on see õige, jah? Ma tahtsin korra lihtsalt selle andmekasutuse kohta öelda 2 käega selle poolt, aga tegelikkuses ju seda andmekasutust ei toimu. Kui Eestis oleks tervishoiuteenuse osutajate juures kasutusel standard nimega FH või FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources, siis oleks andmevahetus automaatne. Digiloo ja TTO või terviseteenuse osutajate andmesüsteemide vahel. Kõik see info, see näide, mis ma tõin alguses, et patsient käis Lääne-Tallinna Keskhaiglas, talle tehti uuring, uuringu tulemusi keegi ei tea. Need andmebaasid ei suhtle ju omavahel. Ja seda ei saa niisama nipsust käima panna. Seal on vaja ikkagi läheneda süsteemselt ja saada see pilt ette. Nii, mina olen geenidoonor, ma usun, et ma ei ole üksi siin. Tehti suurepärane teenus geenidoonoritele, igaüks sai teada, milliste haiguste suhtes on tal kõrgendatud haigestumise risk. Samamoodi, millised ravimid sobivad paremini, millised sobivad halvemini. Nii, kas perearstidel on sellele juurdepääs? Kas mina patsiendina saan anda perearstile juurdepääsu sellele? Ei saa. Ehk me oleme teinud asja, millest on super palju kasu, õigemini mitte on, vaid oleks, aga me ei ole suutnud süsteeme kokku panna, et hakkame nagu sealt pihta. Et võtame ja mina veel kord, et nii kaua, kui meil ei ole pildistust sellest, mis töötab ja mis ei tööta, nii kaua, kui me ei tea, kui palju päriselt kuhugi mingisuguse teenuse peale kulub, me põletame raha, ma olen sellest päris kindel. Tanel. Ja, no vaata, see häda on selles, et ma olen selle kõige nõus, et neid meil andmekasutus ja erinevate tegelikult ka valdkonnad vahel, eks tervishoid, töö, sotsiaalne edasi ongi probleemne ja tervishoiu seest ka. Aga ma toon tagasi selle näite juurde või see olukorra juurde, kus me täna oleme. Ehk et ega seda ravijärgus ootavad, ma ei tea, on ta siis põlveoperatsiooni, puusoperatsiooni ootavad, inimesti ei aita see teadmine, et keegi kuskil teeb mingit analüüsi ja keegi kuskil tegeleb andmebaaside ühtlust, tema tahab arsti juurde saadaks. Tema tahab oma pärisvajadust rahuldama saada või tahab minna psühholoogi juurde, tahab minna psühhiaatri juurde, kuhu keegi, eks ole. Et tegelikult need olukorrad, kus on ootejärjekorrad, mis on tingitud sellest, et on alarahastus, nende kõige kiirem lahenduse võimalus on lisaraha. Ja see raha põletamise jutt ei ole selles mõttes adekvaatne olukorras, kus me tegelikult paneme märkimisväärselt vähem kui enamik Euroopa riike, saame rohkem. Ehk täna me oleme efektiivsem kui enamik Euroopa riike tervishoiu kasutusel. Jah, võime ajada veel lihtsalt juuksega lõhki, eks veel efektiivseks, küllap ka saame. Aga faktiliselt, kui me paneme 20-30% vähem kui piltlikult Põhjamaad, siis loota, et me saame sellega 10% parema teenuse, see lihtsalt ei olegi realistlik, isegi saada sama teenust üle realistlik. Me igal juhul saamegi kehvema teenuse või vähem teenust, mis on tänane reaalsus, eks ole. Et seda probleemi me lahenda nende kõigi peenhäälestustega ära, millest nii palju räägitud on. Aga mis puudutab nüüd seda eraravikindlustust, mu lemmikdebatt, sest ta kõlab nii ilusti. Aga nii nagu öeldakse, et kui miski kõlab nii hästi, et tõsi olla, siis ta ei ole tõsi. Eraravikindlustusega on täpselt sama lugu. Et see mõte, et meil on kuskil mingid jõude seisvad arstid, tervishoiutöötajad, kelle juurde siis eraravikindlustuse kaudu ostetakse aeg ja selle võrra siis see PERH-i ja teised arstid saavad pakkuda sulle rohkem raviteenust. No see ju reaalselt nii ei toimi. Ja reaalselt tervishoiutöötajate hulk on piiratud, tulenevalt väljaõppest, tulenevalt nende koolitusmahtudest ja selle võrra, kui keegi saab läbi eraravikindlustuse kiiremini arstile, tahab seda teiste inimeste jaoks, mitte ravijärgudel ühene, parimal juhul jääb samaks, aga võib juhtuda nii, et hoopiski pikeneb. Ja nii ta faktiliselt ju tegelikult on. Ehk et ei ole võimalik, et kõik saavad korraga kiiremini arsti juurde olukorras, kus meil tervishoiutöötajate hulk ei kasva samal ajal. See eeldab seda, et tervishoiutöötajate mahtub kasvama. Ja teine pool, mis selles võrrandis on, ma enne näidet toon, kui paljudel Eestimaa inimestel on siis eraravikindlustus? Mõnel protsendil, eks ole. Olukorras, kus meil on patsiente 1,3 miljonit. Mitte keegi hakkab kinnustama lapsi, keegi hakkab kinnustama, ma ei tea, pensionär, eks ole. Ehk nemad kõik tekivad oma kuskile kasti. Ja siis on see privilegeeritud seltskond, kelle eraravikindlustus, kes hakkab saama kiiremini arsti juurde. Ja lõpuks tal nii või naa, kui ta eraravikindlustus 30 eurot, 40 eurot kuus, mis iganes palju, ega sa sellega hakka kinni maksa mingid tõsisemad operatsioone ja ravivajadused. Neid tuleb niikuinii maksta solidaarselt Tervisekassast. Et arvata, et nad kuidagi lähevad sellest nagu väljuvad süsteemist ja siis sinu raha jääb kasutamata, nagu sa näite tõid lahti, see ju tegelikult ei ole. Sa saad parimal juhul mõned uuringud tehtud selle rahast, midagi veel, keegi hakka kinni maksu sul mingid operatsioone või tõsisemad krooniliste haiguste ravi. Seda makstakse niikuinii läbi solidaarse Tervisekassa. Lihtsalt see vahe saab olema see, et mina saan kiiremini arsti juurde, sest mul on eraravikindlustus ja teise, kellel ei ole, tema ootab veel kauem. Liisa. Meditsiin on meil riigis, Eesti riigis kokku lepitud ühe sellise valdkonnana, kus me saaksime pakkuda ka eksporti ja eksporti siis niimoodi, et
teistest riikidest tulevad inimesed siia ravile ja see teeb meid kõiki rikkamaks. Ma ei ole nõus sellega, et meil on kõik kinni selles, et meil ei tule rohkem arste, sest see, kui palju me Tartu Ülikoolis arste õpetame, on ka meie enda kokkulepe. See ei ole kuskilt taevast alla sadanud number, vaid see on poliitikute endi otsus. Minust väga hea oli see, mida Andres välja tõi, et meil need andmebaasid ei suhestu omavahel. Andmebaasid me oleme ehitanud kõik meditsiinirahadest, nendest samadest rahadest, millega me muidu parandaksime põlvi või opereeriksime maksa. Ja see, et me oleme seda siiamaani, me oleme väga head andmebaasid ehitanud, aga need omavahel ei suhtle, see on kinni selle taga, et veel kord, iga inimese tervist puudutavad andmed on delikaatsed isikuandmed ja me ei ole töötanud sellega, et kuidas need andmed turvaliselt saaksid liikuda ühest andmebaasist teise. Kuidas see teise haigla arst seda näeb, et ta ei pea uuesti tegema sama testi, sama pilti ja nii edasi. Ja siin on õiguslike lahenduste taga see asi kinni. Ja see on see, mida juurarahadest me peame lahendama selleks, et meditsiinile appi tulla ja meditsiinis neid kulusid maha võtta, mis täna läheb duubeldamiste peale. See ettekujutus, et meil on see õigusalane pool puudu, selleks meil ei oleks seda väljamaist konsultatsioonifirmat vaja. See teadmine on meil tegelikult olemas, et meil see andmete efektiivne kasutus ei ole tegelikult sellel tasemel, nagu ta olla võiks. Ahti tahtis öelda midagi. Ja ma tahtsin korra kommenteerida seda väidet, et eraravikindlustus opereerib siis kuidagimoodi sama arstide ressursi peale, et kui arst A tuleb PERH-ist erasse erakindlustus vastuvõtule, siis PERH-is jääb vastuvõtt tegemata. Tegelikkuses on hoopis olukord selline, et need inimesed, kes ei soovi või ei jõua enam 8-8 haiglatööd teha, mis tähendab seda, et sul on kindel arv tunde vastuvõttu, kindel arv lõikusi päevas ja see kõik on ühel hetkel nii palju kurnav, et lihtsam oleks vaadata sellist tööd, mis annaks sulle meelerahu, aga ka sissetuleku ja see oleks umbes 2-3 tundi päevas, siis need on need arstid, keda te saate sellest erakliinikust läbi selle erakindlustuse ja PERH-ista või SATÜK-ista niikuinii ei tööta. Täpselt samamoodi oleks see ressurss, mismoodi me saaksime tagasi oma arste Soomest, Rootsist ja UK-st. Et meie teine probleem on õieti märgitult residentuuri piiratud arv. Meil on erialaseltside käes jäme otsustus sellest, mitut uut noort kolleegi residentuuri võetakse. Et neurokirurgid otsustavad, et neil piisab ühest neurokirurgist 2 aasta tagant. Endokrinoloogid otsustavad, et neil piisab ühest endokrinoloogist 1 kord aastas residentuuri võtta. Ja siis me imestame, miks meie eriarsti juurde pääs on niivõrd väike. Sama on perearstidest. Te teate seda, et perearstid on meil ka eriarstid. Et perearstiks saada te peate läbima perearsti residentuuri, mis on ka üle 4 aasta pikk. Ja see on nüüd see koht, kus tuleb mängu tsunft. Ehk et siis erialaselts määrab ära täna selle, kui mitu residenti te võtate sinna juurde. Sest et mida rohkem on neid spetsialiste tsunftis, kui kingseppaid on üle 100, siis Tallinna linnas 101 toob juba nälja majja. Nii et tuleb hoida seda kingseppate arvu kontrolli all. Nii kaua kui erialaseltsid seda otsustavad, on asi käest ära. Ja siin on nüüd vaja seda ministeeriumi poliitilist tellimust ja julgust välja öelda, et nendel erialadel, kus on järjekorrad niivõrd pikad, sellepärast et juurdepääs arsti juurde on piiratud arstide puudusest, tuleb võtta rohkem residente. On küll 3-4 aastat veel raske, aga siis on neid arste juba rohkem meil. Nii, Tanel tahab reageerida, aga palun kiiresti, sest on üks provokatsioon veel ja siis me laseme publiku teile kallale. Siin oli nii faktitäpsus kui lahtisest uksest sisse marssimine. Ehk et esiteks ministeerium Tartu Ülikooliga lepib kokku. Need loomulikult erialaseltse kaasates. Aga residentuuri murekoht, perearstide näite me suurendasime, ma mäletan kas 35-40 või igatahes probleem on seal see, et see number ei tule täis. Mitte see, et riik ei telli. Nii palju ei ole. Me teeme korduskonkurssi veel Tartu Ülikool, et saada täis see peremeditsiini erialaarst, aga isegi siis ei tule piisavalt noori. Ehk et probleem on riigi tellimised, ei, Soome, osa sinna ka, aga printsiibis küsimus on ju selles, et sa võid ju panna 100 ka sinna,
aga kui tuleb lõpuks 32 õppima ikka, siis vahet ei ole, kas on 40 või 100 residentuuri kohtade arv. Ja omaette teema veel, et osa neist jätab pooleli, osa võtta nimekirja edasi veel, eks ole. Et sellest 30 kopikateks õppima tuleb, pead veel omakorda jagama, eks ole ära, palju sealt lõpuks see nimistu võtab. Et see suurendamise, see ei ole kuidagi mingit sunft või midagi, sa räägid siin, et perearstid on ise ka huvitatud selle suurendamisest, see kokku lepitud, aga täna probleem on selles, et meil on piisavalt palju noori peale tulemas, kes nende samu erialasid õppima tahaksid minna. Kindlasti mõnes erialas võib-olla leiad näite, kus konkurss on ka ülekattega, eks ole, aga teises kohas on jälle miinuses. Nii, aga nüüd, kui me enne kui me nii-öelda publikule tasapisi küsimusteks sõna anname, siis ma võib-olla natukene veel provotseeriks. Et siin on üks seisukoht selline, et võtame välismaa firma teeb meile imelise optimeerimise ülesanne. Siis on teine seisukoht, et meil on süsteemi raha vaja. Ma saan sellest väga hästi aru, sellepärast, et kui kuskil on 150 milli puudu, see on 150 milli puudu. Siis on seisukoht, et kui me võtame kõik nii-öelda andmed omavahel kokku liidame ja võib-olla ka teeme selle optimeerimise ülesande ära, mida muidu teeks välismaa ettevõte, et me saavutame nagu piisava tulu. Ja siis on nii-öelda pragmaatiline seisukoht, ma ei tea, Ahti, kas sa vaidled või mitte, et põhimõtteliselt tuleks teha seda kõike ja veel üksteist. Nii, aga kui te nüüd oma sellest mõttemullist nagu välja tulete, siis 150 miljonit on ikkagi puudu. Ja kus kohast see raha selles mõttes võetakse, sellepärast, et mul on kuri kahtlus, et isegi kui need kõik imelised optimeerimisülesanded ära teha, siis 150, järgmine aasta 200, ülejärgmine veel rohkem, seda ei tule teps mitte täis. Ehk siis, kus kohast see raha ikkagi tuleb? Sul on, selles mõttes mulle meeldis arutluskäik, et ma lihtsalt kuidagi, mis mulle ei meeldi, on see, et on mingi müstiline välismaine firma, eks ole. Et kui me räägime... McKinsey, me võime rääkida, võib olla McKinsey, võib olla Deloitte, võib olla KPMG, võib olla keegi, kellel on globaalne meditsiinivaldkonna praktika. Keegi, kes päriselt asja teab, võrdleb erinevaid riike, sest meil ei ole mõtet iseennast iseendaga võrrelda. Nüüd, kui palju raha juurde on vaja, sa oled ka finantsinimene. Ostsid ettevõtte. Nii, mida sa esimese asjana teed? Või enne kui sa ostad, mida sa esimese asjana teed? Due diligence'i teen. Täpselt, just nii. See on see, millest ma räägin. Sa teed kõigepealt pildistuse, sa saad aru, mis on selle süsteemi tugevused ja mis on süsteemi nõrkused. Ja siis hakkad sealt edasi toimetama. Aga ma vastan küsimusele ka, et kui sa küsid, et kus see raha peaks tulema. Mina olen väga seda meelt, et solidaarse tervisekindlustusele lisaks peab olema motiveeriv eraravikindlustus. Ma arvan, tööandjatel ja teistpidi ka siis töövõtjate surve tõttu muutub see täiesti tavapäraseks kompensatsioonipaketi osaks. See on see, kuidas tööandja hoolib oma töötajast. Nüüd, kui me võtame selle sama 400 eurot aastas, mis praegu on, jah, ma arvan, see ongi arutelu koht, kuidas ja kui kiiresti selle summa saaks suurendada. Ma isiklikult arvan, et peaks palju kiiremini liikuma, aga see kõik võtab mingi oma aja, sest me ju ei reguleeri tööandja puhul, kui palju ta võib investeerida oma töötaja koolitusse. Miks me reguleerime tööandja puhul, kui palju tööandja võib investeerida oma töötaja tervishoidu? Mitte suuskade või jalgrataste ostmisse, aga väga selgelt raamitud tervisekindlustuse paketti, mis kehtib ka väljaspool Eestit. Kui ma alguses ütlesin, et ma olen 5 aastat elanud Ameerikas, 5 aastat Luksemburgis, mul on olnud see pakett ja oli super hea, sest mina oma tervisekontrollid tegin kõik need aastad Eestis, sest siin lihtsalt oli kõik palju parem. Teenuse kvaliteedi mõttes. Ja ärme nagu selles mõttes ütle, et meil on üks alternatiiv on see, et on solidaarsusel põhisev tervisekassa ja teine alternatiiv on see, et meil on eraravikindlustus. Meil ei ole vaja Ameerika süsteemi teha, see ei tööta. See on nagu päriselt katkine süsteem ja unustame selle ära. Aga mitte midagi ei takista meil tegemast kombineeritud süsteemi, nii nagu ta on Põhjamaades, nii nagu ta on Lätis, Leedus ja meil on juba praegu umbes 10% töötajaskonnast, kellel on eraravikindlustus lisaks. See aitab vähendada patsiendi oma osalust ja toob süsteemi raha juurde ja olulisena, kui on eraravikindlustus, siis kindlustusselts ka kontrollib, kas see toiming oli mõistupärane ja vajalik. Kas tervisekassa täna seda teeb? Ma ei tea, aga ma natuke kõhklen.
et kas ta teeb. Ehk kogu selle teenuse juhtimise, teenuse kvaliteedi küsimus ka Tervisekassas ja loomulikult peab neil olema selleks ka võimekus, ressursid ja kõik muu see. Aga 2,4 miljardise eelarve juures peab see olema tehtav. Ehk et kas me teeme jälle uue komplekti analüüse, kui need analüüsid olid just äsja tehtud, sest Tervisekassa niikuinii maksab. Et teeme need asjad nagu kvaliteedi, kõigepealt pildistus, kvaliteedi juhtimine, eraraha juurde toomine ja me lahendame need probleemid ära, sest sul on õigus, Peeter. Rahvastik vananeb ja sellega mitte ainult tervishoiukulud ei kasva, vaid muutub ka erinevate teenuste järgi nõudlus. Need teenused, mida kui inimesed elavad mitte 60-aastaseks, vaid elavad 70-seks, 80-seks, 90-seks, see tähendab hoopis teistsugust nõudlust. Ja selle kõige tuleb tegeda ja see on nagu, ma arvan, suur võimalus kasutada meie digilugu, andmete hulka, panna need päriselt tööle, tegeleda ka meditsiini ekspordiga, ma olen sellega ka kahe käega päri, et ennem me peame tegema siukseid tervikliku strateegia ja lähenemise, kuidas me seda asja ajame ja siis on kõik hästi. Tanel ilmselgelt ei ole sellega maailmavaateliselt nõus ja see on täiesti okei. See on okei. Jah, aga ma Taneli käest tahaks ikkagi küsida, kus kohast see raha tuleb, sellepärast et ma selle nii-öelda, mina tunnetuslikult, täiesti tunnetuslikult vaadates Excelile peale, optimeerimise pealt piisavalt raha ei tule. Jah, see on õige. Ehk mina saaks maksupoliitikat teha, siis meil oleks juba täna pangamaks, siis meil oleks juba täna astmine tulumaks, siis meil oleks ka varamaksud, luksusmaksud, nii et jõukam osa ühiskonnast panustakski rohkem. Mina tõesti arvan, et see, et 10% inimestest kuulub 60% varadest ja tagumine 10% elab miinuses, et see ei ole adekvaatne. Ehk et riigi üks roll on seda ühiskondlikku jõukust ka võrdsemalt ringi jaotada ja ma arvan, et see, kui me tõstame 10% jõukama osa maksukoormust, siis selle võrra keegi neist pankrotti lähe, küll aga leiame lisaraha tervishoidu. Esialgu 150 miljonit saab võtta ka Tervisekassa reservist, aga pikas plaanis see tuleb tegelikult maksutuludega katta ja ma ei toeta ka üldist sotsiaalmaksu tõstmist, see on niigi kõrge. Ma toetan sihitud jõukama osa ühiskonnast, sealhulgas pankade senisest kõrgemat maksustamist. Aga nüüd tulles siia eraravikindlustuse debatti veel korra, kuna aga on ühe hästi lihtsa näite, et mängime nii, et mängud meil on 3 patsienti ja keskmine ravi ooteaeg on 3 kuud, kõigil 3 ootavad 3 kuud, et arsti juurde saada. Nii-öelda võrdlusüsteem. Teine variant on see, et meil on eraravikindlustus ja siis on see üks privilegeeritud, tema saab 1 kuuga. Teiste 2 ooteaeg pikeneb 4 kuu peale, keskmine ikka 3 kuud. Ja see ongi maitse küsimus, millist süsteemi tahame, kas seda, kus on 3 kuud nii-öelda piltlikult kõigil, saadakse vajaduspõhiselt või seda, kus keskmine on ka 3 kuud. Aga valdavalus ühiskonnas see ootaeg kasvab ja siis privilegeeritud osal, kellel on eraravikindlustus, see väheneb. Ehk siis küsimus on selles, et kas privilegeeritud vähemalt saab või siis keegi ei saa? Ei, vastupidi. Vaata, see on jälle selline lihtsustatud. Küsimus on selles, et kas saadakse vajaduspõhiselt või saadakse rahakotipõhiselt. Eraravikindlustus tähendab seda, et saab see osa kiiremini, kellel on kas jõukam tööandja, endal rohkem raha edasi, eks ole. Ja see ei saa mitte kunagi olema pensionäride või sellise nõrgema ühiskonna osa, eks ole, privileeg olla eraravi kindlustatud. See on nagu reaalsus. Liisa, on midagi lisada? Ja on küll. Lühidalt jälle, palun. Ma kõigepealt vaidleks siiski Tanelile selles osas vastu, et siin on mitu korda välja toodud, erameditsiin kipub katma odavamaid juhtumeid. Ja see, kui need nii-öelda odavamad juhtumid, mis tähendab ka seda, et nad ei ole niivõrd elukriitilised, kui neid odavamaid juhtumeid katab erameditsiin rohkem, see ei mõjuta seda olulise kriitilise tähtsusega meditsiini, vaid sinna tulebki ka arste ikkagi lõpuks juurde. Kui need täitmata kohad peremeditsiini residentuuris, kui noored inimesed näevad, et seal on võimalik normaalse tööajaga teha töötunde, mul on ka ema eluaeg arst olnud ja tema ülipikad tööpäevad öövalvetega, see ei ole inimlik. See ei ole inimlik, ma ausalt öeldes tõesti imetlen kõiki arste. Ja sul tulevad arstiteaduskonnast inimesed, kes neid otsi ära teevad, siis jääb tegelikult meil seda riiklikku meditsiini jääb rohkem alles. Andresega ma olin väga nõus selles osas, mis puudutab läbivaatust ja nüüd ma püüaks olla kõikide härradega siin ühel nõul. Toodi välja ka seda ju sinu poolt, et meil on dubleeriv näiteks terviseennetus Eesti Vabariigis. Meil on tõenäoliselt seal veel dubleerivaid asju. Kas sealt tuleb 150 miljonit? Meil on ükskõik kuhu ma vaatan, meil on õpetajate palkadest puudu 180 miljonit. Küberturvalisusest öeldi mulle kohe, et 107 miljonit on otse kohe puudu, muidu läheb kogu süsteem kokku. Meil on ükskõik kus suunas sa vaatad, igal pool põleb ja on pöörane rahapuudus.
et me peame kuidagi riiki tervikuna ikkagi, vabandust, kokku tõmbama ja dubleerimist vähemaks võtma ja natukene kokkuhoidlikumalt toimetama terves riigis. Teine alternatiiv on see, et me maksustame rohkem. Mina valiksin selle, et me tõmbame riiki kokku ja oleme ökonoomsemad. Ahti, pane mingisugune rasvane täpp i peale, enne kui me laseme publiku teile kõigile kallale. Aitäh. Ma olen 20 aastat erasektoris töötanud ja üle keskmise suurusega ettevõtteid juhtinud, mis on olnud ka teatavates kriisisituatsioonides. Ja alati on oluline omada ikkagi kokkuhoiuplaani ehk et every little helps. Ka see, kui me ütleme, et terviseedendust ei ole vaja Tervisekassa eelarvest kulutada, olgu ta või 7 miljonit, on ikkagi üks väike osa sellest, kuidas 150 miljonit muutub 143 miljoniks. Ja kui me seda asja veel niimoodi röntgeni silmaga vaatame, siis me leiame sealt veel asju. Ja kui me oleme selle kokkuhoiuprogrammi kokku pannud ja päeva lõpuks meil on ainult 80 miljonit leitud, kulla sõbrad, see on üle poole juba 150, mis meil on käes. Teine ots on siis see, et toome selle eraraha sisse, miks me kardame seda. Ja tõepoolest, kui tööandja on hooliv oma töötajate eest ja seda me oleme näinud läbi aegade, kuidas töötajate eest tegelikult võideldakse, et nad ei kaoks teie juurest ära. Te püüate pakkuda talle kõige paremat võimalust ja üks endast komplektist teiste soodustustega on tervisekindlustus. Nii, väga hea. Käed püsti, kes esimesena pani. Paluks lühikene konkreetne küsimus konkreetsele inimesele ja selles mõttes, kui läheb selliseks pikaks eietamiseks, siis ma tõmban krõksti joon alla ja käisin mikrofoni ära võtta. Sorry. Väga hea. Töötab. Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkooli töötervishoiu tõhutuse ja tööõiguse lektor. Minul on, kallid poliitikud, teile kohe üks väga hea ettepanek, kust leida võrdlemisi kiiresti kohe 10 miljonit. Tehke ainult seadus ära. Nimelt mina tegelen töökeskkonnaalaste küsimustega ja Eesti on ses mõttes Euroopa Liidus selline omapärane riik, kus tööõnnetuste korral maksab hüvitust 100% Tervisekassa. Mujal on tööõnnetus kutsehaiguskindlustused ja seal makstakse kindlustustest. Juhul, kui te teete seaduse, et tööandja kas või alates 6 kuud peab ette teatama, jah. Näiteks 1. jaanuarist maksab täielikult tööõnnetuste korral 100%, see, mis teeb Tervisekassa, on seal 10 miljonit kohe leitud. Lisaks Eesti on omapärane riik, kus meil võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes on tööõnnetuste varjamise tase väga hea. Statistikaameti põhjal 59% kõikidest tööõnnetustest üldse registreeritakse. Mis omakorda tähendab seda, et kui nüüd panna tööandjatele ka vastutus, et nemad maksavad, siis meditsiinisektor teeb ta ka kõik selleks, et kõik tööõnnetused lähevad kirja ikkagi ja tööandja hakkab hüvitama. Vaat see oleks minu selline ettepanek. Paluks kommentaar. Raha muudkui koguneb. Jah, ma võin kiirelt öelda, mina igati toetan seda. See, et Eestis tõksi ei ole, see on jäänud parem erakondade taha, see on reaalsus. Te toetavad ametiühingud ja vasakpoolsed erakonnad, vastu on tööandjate keskliit ja kõik parempoolsed erakonnad. Seni, kui parlamendis on 76 mandaati parempoolsetel, see on reaalsus lihtsalt. See on faktid, mis ma praegu räägin. See Refi esindaja võib kohe ütelda, aga see toetate tööõnnetuse kutsehaiguskindlustuse loomist. Kiiresti palun. Kiiresti palun. Mõttepaus on alati oluline, eks ole, enne kui midagi välja öelda. Et mina arvan, et tuleb sisse vaadata. Et küsimus on ju disainis päeva lõpuks, eks ole, et kuidas seda teha. See, et kindlustus oleks, on ju, kui sa suudad midagi ära kindlustada, on kindlasti odavam lahendus kui ilma kindlustuseta. No võib ju vaadata ka Töötukassa eelarve peale ja küsida, et miks ei võiks see kindlustus läbi Töötukassa saada välja makstud. Ei ole vaja midagi juurde koguda, mingeid makse. Lihtsalt Tervisekassast läheks kulu ära. Aga Töötukassasse, eks ole, riigi vaates ta tegelikult ju ei, meie kui maksumaksjate vaates ta ju ei paranda või ei muuda. Et sa tõstad ühest taskust teise. Et see, mida siit pakuti, on ikkagi teistsugune lahendus. Nii. Ott Oja, Eesti Vaimse Tervise Heaolu Koalitsioon VATEK. Küsimus Andres Sutile kui majandusinimesele ja
selle sama eratervisekindlustuse osas ja just siis sellest vaatest, et kindlustusvaldkond on väga vana, väga küpse majandusvaldkond ja sellised valdkonnad on, kuna ta on küpse, siis ta põhimõtteliselt on mahuäri. Ehk siis mida suurem on su fond, mida suurem on sul see inimeste hulk seal sees, seda efektiivsem ta on. Mis see majandusloogika on, et kui me hakkame seda kindlustussüsteemi nüüd killustama erakindlustuse peale ka, et kus me siis selle efektiivsuse seal leiame, et kuidas me saame sellisest süsteemist efektiivsemad olla, eriti kuna erinevate kindlustuspakkujatega tekivad mingid paralleelbürokraatiad, millele tuleb samuti vastata. Et kus see majandusloogika selles nagu efektiivsuse poole peal seal on? Aga see kindlustustoode on ju täna olemas turul. Kõik seltsid pakuvad ravikindlustust. Küsimus on, et kes on tööandjad, kes seda on valmis ostma ja seda argumenti ma olen enne ka kuulnud, et meid on ainult 1,3 miljonit või 1,4 miljonit inimest, et siin see kindlustus ju ei saa töötada. Ei saagi, kui see oleks ainult Eesti põhine. Aga need seltsid, kes seda siin pakuvad, on rahvusvahelised ja pakuvad ka rahvusvahelise kattega, et sa ei pea ravima ennast ainult Eestis. Sa võid saada seda teenust ka mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis. Ja see on see koht, eks ole, kus saaks tegelikult raha juurde tuua ja kus saaks tegelikult ka osaliselt vähemalt leevendada seda probleemi, kui meil mõnda eriarsti näiteks siin ei ole või ongi mingi väga unikaalne haigus, mille ravimiseks meil ei tekigi mitte kunagi ja ei peagi tekkima kompetentsi. Et meil ei ole mõtet nagu nii-öelda mõelda selles kindlustuse vaates Eestis kui turust. See on lihtsalt üks lisaturg suurele kindlustuskontsernile, kes on kõik siin olemas. Ükskõik, kas me räägime Compensast, räägime Ergost, räägime IFVist. Need on kõik rahvusvahelised ettevõtted. Eesti on nende jaoks ainult lihtsalt üks väike segment, kus nad toimetavad ja pakuvad seda sama toodet, mis nad pakuvad teistes riikides. Aitäh. Et tahaksin lepitada kahte kõrvalistujat siin, Tanelit ja Liisat. Ja sellise kompromissettepanekuga, et seetõttu palun mõlemal vastata. Et mulle tundub, et osa paneliste elab veel 19. sajandis. Siis oli nii, et manufaktuuri omanik otsustas, millised hüvesid oma töötajatele pakkuda ka terviseedenduseks. Aga mina pakuks nii välja. Kas ma võiksin maksta sellele 13% riiklikule tervisekindlustusele juurde oma taskust 2% ja präänikuna saada õiguse ise otsustada 3% ulatuses, mida ma võin kasutada terviseedenduseks. Praegu on nii, mul Estonian Business School ka annab iga kvarta 100 eurot. Ma olen sellest võtnud basseini, oleks üks loend neid terviseedenduse teenused ja siin oleks ka tingimus, selline võimalus ise suunata mingit väikest osa oma tervisekindlustuse maksest. Selle eelduseks oleks regulaarne tervisekontrolli läbimine või muul viisil positiivse profülaktilise terviseedenduse individuaalse käitumise tõendamine. Mis te sellest arvate? Alustada. Kõigepealt küsimuse üks pool oli selles, et kas inimene võiks saada mingeid hüvesid, kui ta regulaarselt arsti juures käib või kui ta läbib regulaarselt seda testi. Ja see oli siis see küsimuse teine pool. Nüüd selle esimesele poolele mina vastaks niimoodi, et me oleme siin tegelikult arutanud väga palju selle üle, et meil on raha puudu. Siis praegusel hetkel ma seda ei seoks, aga ma arvan, me võiks liikuda, maailmas on need olemas, kus sa saad oma mingid baasandmed nii-öelda mehitamata kujul ära anda ja saad oma vastused sinna, et sa tõesti regulaarselt seda kontrolli läbid, mis ei too nii-öelda olemasolevatele arstidele kulu juurde. Et siis me võiksime seda sidumist hakata vaatama, et seda kuidagi ka premeeritakse. Me täna ei premeeri ju ka neid inimesi kuidagi, kes läbivad need vabatahtlikud rinnavähi sõeluuringud, emakakaelavähi sõeluuringud ja mis sõeluuringud veel on. Ja nüüd see teine pool, et kas võiks olla niimoodi, et inimene maksab natukene rohkem ja saab selle eest siis rohkem valida.
ja et see meenutab natukene neid pensioniskeeme, kus meil on selline vabatahtlikkuse printsiip olemas, iseenesest on analoogia olemas. Sellele ma vastaks pärast seda, kui sellele on see due diligence tehtud, et me näeme ära, et kuidas see kokku tuleb, aga ma ei vastustaks seda, et seda ei saaks teha. Lihtsalt tuleks vaadata, et kuidas see läheks. Ja, no tähendab, on minust päris põnev ettepanek ja ma arvan, et ta toimiks siis, kui seal on tõesti selline ikkagi teatud filter vahel selles vaates, et see konkreetne teenus, mida inimene siis täiendavalt saab ja valib, võiks olla ikkagi kas tema töötervishoiuarsti, perearsti, kellegi poolt nagu suunatud. Ikka vaba võiks olla. Siin ma ei ole nõus, et inimesed on kõik väga targad ja Google on veel targem, aga suure tõenäosusega see arst ikkagi on mõnevõrra nutikam kui keegi meist, eks ole, saamaks aru, et milliseid terviseteenuseid mina vajan, eks ole. On see mingi füsioteraapia, on see psühholoog, on see, ma ei tea, massaaž või mis tahes asi, mis võib aidata mind mingi tervisemure korral. Et tegelikult seal peaks mingi filter nagu vahel olema, et kui inimene päris ise hakkab seda raha kasutama, siis õhtu lõpuks suure tõenäosusega see tulem ei ole tegelikult talle endale nii positiivne. Kui mina tahan oma vanas eas endale ikkagi jalgratta osta, siis ma ostan endale selle jalgratta, sellepärast, et ma olen suuremat maksu maksnud. Seda sa ei tee tervisevaldkonna raha eest. No ja, aga see võiks ikkagi niimoodi olla, et kui ma maksan seda rohkem seda maksu, siis ma otsustan selle üle ise, aga see peab olema tervisehoiuga seotud toode. Rohkem vabadust. Eesti inimeste. Jalgratta, siis on okei. Jalgratas oleks väga hea. Väga ohtlik. Väga ohtlik ja vot näed, hakkab tulema, riik hakkab kontrollima. Las ma ise otsustan, kas on ohtlik või ei ole. Mina olen vaba inimene. Aga võtame järgmise küsimuse. Ja tervist. Teet Torgo on minu nimi. Mul on küsimus avatusest. Me räägime siin täna väga huvitavalt efektiivsuse analüüsist ja avatusest, et saame aru, mis see on, mis me teeme. Me räägime andmete avatusest. Ja ma esitaks ühe küsimuse õigusloome avatuse poolt, et kui avatud peaks olema see tervishoiu otsuste tegemise debatt. Mul on üks minu valdkonnas praegu konkreetne näide, et tervishoius luuakse esmatasandi tervisekeskuseid, kehtestatakse neile uued nõuded. Ministri määrus on parasjagu kooskõlastamisel, aga millegipärast see on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks. Et kas ka selle kaudu võiks süsteemi efektiivsust leida ja võib-olla debatti avada? Aitäh. Kuna avaliku teabe seaduse eest vastutab Justiitsministeerium, siis ma vist pean sellele vastama. Et ma vaatasin ka üle, et missugused eelnõud on parasjagu töös tervise valdkonnas, enne kui ma siia debatti tulin ja leidsin üles, et tõesti Sotsiaalministeerium on pannud eelnõude infosüsteemi terve portsu määruste eelnõusid, mis on AK, isegi mina ei näe neid ministrina. Ja see ei ole okei, see on täiesti vale ja see on üks asi, millega ma kavatsen ikkagi väga jõuliselt ka tegeleda, et kui on eelnõude infosüsteemi saadetud mingisugune eelnõu, mis on juba saadetud valitsusele kooskõlastamiseks, siis see eelnõude infosüsteem, mis on avalik teile kõigile, te kõik saate vaadata, selle mõte on selles, et inimesed nagu teie saaksite seal surfata, vaadata ja kaasa rääkida. Et oot, siit on nagu saadetud selline eelnõu kooskõlastusringile, aga ma arvan, et see peaks hoopis niimoodi olema lahendatud. Minu arust on siin selline viga, see on kogu selle eelnõude infosüsteemi mõte, et seal on avalikud dokumendid. Mitte niimoodi, et seal on salastatud dokumendid. Antud juhul oli siis ka märgitud salastuse põhjuseks see, et tegemist on eelnõuga. Palju õnne. Eelnõu ongi eelnõude infosüsteemis sellepärast, et ta ongi seal avalikuks tehtud, et kõik saaks kaasa rääkida. Nii et see on väga kahetsusväärne viga ja see tuleb ümber muuta. Võtame nüüd veel 2 küsimust. Aha, ja tervist. Ma Liis Raag olen ja ka Ämmaemandate Ühingu president praegu. Ja mu küsimus võib tunduda retooriline, aga ma mõtlen seda päris küsimusena, ehk kui saate, siis ikkagi vastake. Ja see on selline, et kuidas me üldse oleme praegu sellises olukorras, et meil puudub ülene arusaam sellest, et millisena me näeme oma tervishoiukorraldust ja rahastust. Aga sealt samas kõrval, eks ju, te teate, et on käimas 3 suure arengukava koostamised, need on valmimas juba meil esmatasandi arengukava haiglavõrgu oma, kiirabi oma, mis on päris ressursimahukad ettevõtmised, kuhu on kaasatud väliseksperdid ka, eks ju. Ehk et tehakse jupi kaupa, aga üldpilt ja eesmärgid puuduvad.
hakkame järjest vastama. Minul on väga selge arusaam, millist tervishoiusüsteemi ma näha tahan. Ja see on solidaarne, vajaduspõhine, adekvaatselt rahastatud ja mis toetab, eks ole, inimeste tervise hoidmist, mitte ilmtingimata kasumi teenimist või ei privilegeeri nii-öelda ühte ühiskonnasektorit. Miks kasumit ei tohiks teenida? Ei, ma räägin, mis on eesmärk. Tervisevaldkonna eesmärk ei saa olla kasumi teenimine. Ärivaldkonna eesmärk loomulikult saab, aga tervisevaldkonna korraldab riik, eks ole, et selle eesmärk peab olema inimeste tervise toetamine. No üldiselt kipub olema niimoodi, et kõik, kes võtavad kasumit taotlevad, jõuavad natukene paremate tulemusteni kui need, kes kasumit ei taotle, sellepärast et kasumi motiiv on maailma üks olulisemaid tööle panevaid jõude. No vot, siin jälle on eriarvamus, et kas haigla, kes jõuab 10 miljoni kasumisse, on parem kui see haigla, kes jõuab 0 ja selle 10 miljonit investeerib inimeste ravisse. No üldiselt vähemalt võiks testida. Mina toetan seda haiglat, kes selle 10 miljonit paneb tagasi tervishoidu, mitte ei saa kasumit, aga okei. Aga miks on selline arvamuste kakofoonia? Ma arvan, otse öeldes ongi see, et riigi rahane seis on niivõrd kehv, et igas olukorras, igas valdkonnas praegu otsitakse lahendusi. Et kui ma mõtlen veel mõni aasta tagasi, meil oli see tervisekriis, siis tundus kõigile nagu arusaam, eks ole, et tervisevaldkond vajabki tugevdamist, ongi liiga õhuke, eks ole, et meil on pikad järjekorrad ja edasi. Siis tehti väga kiiresti palju otsuseid ära. Nüüd on uued mured, mis on mõnes arusaadav, eks ole, Venemaa alustas sõda Ukraina vastu, energiakriis, eelarve, mis on järgmine aasta 2 miljardit miinuses või palju, eks ole. Et see ongi see koht, kus paneb debateerima iga valdkonna üle. Me arutame täna ka hariduses üle, eks ole, et kui palju ja kui kodulähedaselt kooli peaks saama, eks ole, arutatakse ka kõrghariduse üle, et kas see mil määral kuskil peaks olema tasuline tasuta. Ma arvan, praegu on selline debatt, kus võib-olla kõik valdkonnad peale riigikaitse ongi need kohad, kus otsitakse neid kokkuhoiukohti. Ja tervisevaldkonna puhul on ka, et kuna kõik on nõus vist, et raha on juurde vaja, siis tekib lihtsalt see käsitlus, et kas see lisaraha peaks tulema nii-öelda riigilt ja nii-öelda võrdsetel alustel või siis kuidagi erasektorilt, eks ole. Ja siis juba lähtuvalt sellest, kes maksab. Lihtsalt nende arengukavade kohta ei oska öelda, ei ole valdkonna inimene. Olen väga nõus sellega, et tervikvaate omamine on hästi oluline selleks, et mingeid asju sünkroonselt või kooskõlaliselt teha. Ma tohin lihtsalt korra, võib-olla ma sain valesti sust aru, Tanel, aga et kui me ütleme, et tervishoiusüsteemi on raha juurde vaja, et siis, et millistel eeldustel? Et kui me, minu arust me peame ikkagi esmalt selle pildistuse ette saama ja siis me saame hinnata, eks ole, et kui palju ja kuhu on raha juurde vaja. Ma ei ütle, et ei ole vaja, aga minu meelest ei ole õige panna raha juurde ilma midagi ennem analüüsimata ja läbi vaatamata. Et see on lihtsalt minu väike tähelepanek. See on nüüd see koht, tegelikult Peeter oma sisseos alustas, me üldse ei rääkinud, ongi demograafia. Täna me oleme olukorras, kus umbes pool elanikkonnast maksab kinni kogu riigi raviarve, eks ole. Tervisekassa panust umbes pool ühiskonnast, mis lihtsalt tähendabki seda, et olemasolev süsteem ei saagi tänase mudeli alusel toimida. Sealt tuleb ka minu eeldus, et siin on lisaraha juurde vaja muude maksude arvelt, sest lihtsalt see tööealine elanikkond on võrreldes lastega ja vanuritega kahjuks vähenenud ajas. Ehk et kui meil oleks täna piltlikult öeldes 60-40 suhe, siis tänane mudel toimiks edasi. Siis meil oleks seda probleemi, kuna meie probleem on täna see, et tervisekassa panustajad juba alla poole, siis meil tuleb otsida neid täiendavad allikad juurde, et kuidagi moodi ka see teine pool, kes on kas eakad, eks ole, või lapsed või tööta, eks ole, et ka nemad saaksid tegelikult raviteenuseid. Liisa tahtis öelda veel midagi. Ja, et minu arust võib selles mõttes ikkagi rõõmustada, et meil on arutelu ja ka see tänane arutelu on kindlasti üks klots selles, et see arutelu käigus tulevad väga erinevad arvamused ülesse, ka seda tasuks tähistada, sellepärast et kogu demokraatia mõte ju selles ongi, et erinevate arvamuste, erinevate nägemustega inimesed ütlevad oma seisukohad välja ja sealt kokku tuleb siis see kõige mõistlikum otsus. Ja ega meditsiin ka ise muutub väga palju, et ämmaemandad minu suured lemmikud, aga kui ma mõtlen seda, et kuidas peeti õigeks sünnitamist minu esimese lapse ajal, siis seoti mind rihmadega sinna voodi külge kinni ja siis viimase lapse sünni ajal oli, et liikuge võimalikult palju, liikuge, et kõik muutub. Me peamegi jõudma arutama, mis muutub, kuidas on ja mis on täna kõige parem otsus homseks ja võimalikult paljud arvamused arvesse võtma. Küll me ükskord otsusteni ka jõuame, oleks jube hea, kui jõuaks õigete otsusteni, aga see on tegelikult väga hea, et meil on erinevad arvamused ja et me neid kõiki kuulame ja arutame, et see on tegelikult ka väga hea. Ahti tahtis veel mingisuguse vallatuse öelda. Ma tahtsin seda öelda, et tegelikult on päris hea, et üleüldse need arengukavad on sündimus ja sünnivad, et mis seal ikka on neid 3, on esmatasand, on haiglavõrk ja tuleb ka kiirabi nähtavasti juurde ja kui need on olemas, siis tekib ka diskussioon ja loodame, et need paberid ei muutu ametkondlikuks kasutamiseks, kinniseks paberiks.
et nende pealt on võimalik kindlasti ka mingisugust poliitikat hakata tegema. Et ma arvan, et see on ülimalt hea, et on selline kaasatus olemas. Nii ja nüüd viimane küsimus ja arvamus. Aitäh, olen Nikolai Põdramägi ja üle 40 aasta töötan Tartu Ülikooli kliinikumis veresoonte kirurgina. Arutelu alguses kõlas poliitiku suust, et psühholoog on ka eriarst. Vastan, psühholoog ei ole eriarst. Kui on, siis sellisel juhul on ka poliitik eriarst ja igal juhul on ta siis kehv eriarst, sest ta toodab ilmselt ja sandistab inimesi. Aga nüüd teine asi on minu arvamus ja paljude minu kolleegide arvamus on selline, et kui on hästi töötav riigimeditsiin, siis sellisel kujul, sellisel tasemel erameditsiini tegelikult tarvis ei ole. Siis kuulasin teie juttu hästi hoolega ja kas erameditsiini riik justkui kiusab. Minu arvamus on, et ei kiusa, pigem erameditsiin püüab riiki lüpsta. Me ei asu siin diskussiooni, kuidas viisi ta seda teeb, aga fakt on nii. Ja see vastab ka tõele, et erasektor vähemalt praegu siiani on siiski meelitanud meie suurtest kliinikutest kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste omale üle. Aitäh! Nii, aga kui me nüüd selle kokku tõmbame, siis ma tahan kõiki paneliste tänada, ma arvan, et oli päris kirglik. Ja kui siis me jõuame jälle selle juurde, selle rahapuuduse juurde, siis mulle üldiselt tsitaadid ei meeldi. Aga siinkohal mulle kogu seda diskussiooni nagu kuulates ja vaadates tuli kangesti meelde see tsitaat selle tuleviku väetise kohta. Aga kuna ma nägin siia jalutades ühte oma sõpra, kes oli selle kõne juures, kus see tuleviku väetise legend nagu käima läks kohal, siis korrektne tsitaat oli tegelikult selline, et olgem ausad, olukord on sitt, aga mis oleks parem pinnas meie tulevaseks kasvuks. Ja sellega tõmbame joone alla. Aitäh!